Kristjan Arumäe, et esimene trenn on Tanelil tehtud, et teisi poisse ei olnud ja oli nagu hea vaadata, et Tanel oli ka siin teiste riikidega, kes meil selja taga on nagu Jaapan nii-öelda kiirem, et kas see nagu Taneli kiirus on nagu siis siiamaani olemas ka? Ja see oli küll nagu mitte üllatavalt positiivne, aga eks oli ka nagu arvata, ma arvan, et noh, see rada siin on täpselt nagu Taneli jaoks on ju pehme, nagu tuleb ka reetpaad ja nii-öelda tänane, kui me tulime, siis päeva kiirem aeg oli 1.40 ja Tanel sõitis siis nii-öelda teises trennis juba ajaks 1.38, et selles mõttes Jaapani tiim oli suht üllatunud, et nii-öelda üks endine Honda tehase mehaanik tuli meie juurde ja küsis, et kas on see sama Leo, kes 2005 RNS sõitis ja 2006 Donington või seal nii-öelda 2006 Inglismaa rahvuste crossil, et kui ta Baba ja Purcelliga võitles, et kas on see sama Leo, et ma ütlesin, et on küll, et küsid, kurat, et me mõtlesime, et see mees on ammu pensionile juba läinud, et nii kiire ikka veel, et selles mõttes oli nagu väga positiivne päev, et ka paljud nii-öelda teised riigid, kes siin täna on, Venezuela ja Jaapan ja homme on Iirimaa, et selles mõttes, et kõik tunnevad meest ja kõik teavad ta kiirust, et selles suhtes. Ja Tanel oli täna ka ikkagi kiire ja ma arvan, et ta on ka reetpaadis samamoodi kiire, Kui Tanel on näinud nagu see praegune hommikune trenn nagu väga hästi, aga siis tegelikult on meil ka väikene murekoht, et Harri Sikkel on tollis kinni, et mis see ka põhjus on? Nii palju, kui ma Harri tiimi käest infot sain, siis selleks põhjuseks, miks ta tollis kinni on see, et Inglismaa poole peal pole nii-öelda inglise keeles environmental pabereid ja seal mingid asjad veel, et eesti keeles siis tõlkides nii-öelda mingid keskkonnaga seotud mingi paber, mis siis kas tõendab või tõestab midagi, et kõik on nagu ohutu keskkonna jaoks, et ma sain aru, et selle dokumendi taga on hetkel, mida ei ole Inglismaa poolt tulnud Ameerikasse ja sellepärast seda Siklet praegu tollis kätte ei saa, aga õnneks on meil olemas lahendus, et me täna just siit saime nii-öelda Club MX-i käest saime siis ühe uue Racing Yamaha, mis on siis nii-öelda racing mode'is, et mis ei ole täitsa originaal, et me selle laadisime nüüd meie nii-öelda tiimi reka peale, mis on mu selja taga, et Harri saab sellega homme trenni teha, kui ta siia jõuab, et siis vähemalt on meil üks Sikkel olemas ja nüüd on ka variant, et me saame ka varusiklesse samas Club MX-i poolt, et kes siis toovad ühe nii-öelda uue Yamaha, mis on siis nagu nii-öelda brand new, et kastist võetuna, aga vähemalt on nagu varusikkel ka olemas, et ütleme niimoodi, et kõik on nagu lahenenud positiivselt, et ei ole nagu seda probleemi, et me nüüd läheme nädalavahetusele vastu ilma Siklita. Aga õnneks on reedene aega, et võib-olla on ka võimalik, et Harri Sikkel saab tollist reedeks ikkagi välja. Et Harri tiim nagu sellega selles mõttes, kes selle siia saatis, siis see tiimi boss nagu täna tegeleb sellega, et see asi ikkagi nagu lahendada positiivselt, et me saaksime selle kätte. Aga kui me ei saa seda kätte, siis meil vähemalt on ikkagi nagu Harrile Siklid olemas ja asi nii-öelda võistlus ei jää Harril sõitmata, et selles mõttes ei ole ka kehva Sikkel, vaid on ikkagi nagu hea Sikkel, millega sõita. Kahest sõitust oleme rääkinud, aga Jörgen, kuidas nagu tema asjad on nagu sujunud ja tema asjad korras ka? Ma ei oska väga palju tema eest rääkida, nii palju kui ma olen taga kontaktis olnud ja nägin teda eile, siis kõik peaks tal korras olema, et ta on ka siin värskelt ju Ameerikas sõitnud, ja tehnika on tal valmis, ootab samamoodi teda, et võib-olla on täna Harril ja Jörgenil on väga palju sõidutunde on ju all, et ja siin hooaja palju võistlusi viimased UK-s ja et ma nagu selles suhtes arvan, et tal on kõik väga hästi, et eks ta homme tuleb, teeb mõned ringid või paar motot, et oma tunde kätte saada, siin see rada oma profiililt ja see pinnas on täpselt nagu põhimõtteliselt see, mis reetpaad tuleb, et samasugune pehme, sama profiiliga ehitatud, et siin igapäevaselt Jeff Stanton teeb oma treeninguid ja treenib siin noori sõitjaid, et selles suhtes see koht on nagu ikkagi väga äge koht ja väga maaliline rada ja see väga privaatne meie jaoks, kõik rajad on tehtud, ette valmistatud, et sellist vastuvõttu oli nagu raske oodata, kui hästi meid siin on tegelikult täna vastu nagu võetud ja homme ka vastu võetakse, et kindlasti, et kui Eesti krossimeestel on tulevikus siiapoole asja, siia nii-öelda Michigani osariiki ja kuskil on vaja testida või sõita, siis on meil nii-öelda oma mees Havannas olemas, kes meid alati vastu võtab, nii et aitäh Jamie'le ja Jeffile, kes meile need võimalused on siia loonud ja selle võimaluse andnud, et me saame siin testida ja sõita. Kuidas muidu on nagu üldiselt nagu selline tiimi ja kõik muu selline ettevalmistus läinud nagu selle reetpaadi võistluse puhul, et on need nagu sujunud hästi või on ka vahel mingid tõrkeid olnud, kui välja arvata nüüd siis Harri Sikli? Ma ei ütleks tõrkeid, nagu mingid murekohti siin ikka vahepeal olnud, aga need ei ole nagu selles mõttes määravad, mis nagu tekitaks meile probleemid, või mingid selles mõttes tõsisemad probleemid, et millega peaks nagu jubedalt süvetsid nagu tõsiselt tegelema, et üldiselt on sujunud nagu väga hästi ja väga positiivselt
isegi kohati lihtsamini kui eelmine aasta Itaaliaga, et noh, eelmine aasta Itaalias hästi palju koroonapiiranguid, hästi karmid nagu tingimused sealpoolt, et siis hetkel minu arust see Ameerika organiseerimine on läinud nagu minu jaoks lihtsamalt. Võib-olla ka see, et teine aasta ja asjad on nagu rohkem selged, kuigi noh, ma olen ka varasemalt rahvuste krosside juures olnud, on juba aastal 2012 ja 2013, et midagi uut nagu siin pole olnud, aga ei, selle aasta kohta ma ütlen, et kõik on väga hästi läinud, väga kergelt. Tõi siiamaani, ei, minu arust on kõik väga hästi, et tundub, et ka poisid on kõigega rahul ja kogu see ülesehitus siin ja need asjad, et nii nagu lubatud kõik toimib, et välja arvatud siis see sikli tollis kinni olemine, et ja siinkohal ma tahakski ka nagu öelda nagu suur aitäh toetajatele, et need kõik asjad ongi nagu saanud sujuda tänu sellele, et meil on olemas toetajad ja sponsorid, kes seda nii-öelda sponsoreerivad, et me saame siin testida ja olla ja siin varem kohal olla, et noh, ilma rahata, ilma sponsoriteta need asjad ei oleks võimalikud kahjuks. Et noh, Ameerika on kallis, et iga asi siin maksab ikkagi väga palju, nagu sa isegi näed ja oleme siin nüüd 2 päeva olnud, et noh, ei ole nagu selles mõttes kõige odavam riik, et Euroopas on kindlasti odavam süüa, juua ja kõike muid teenuseid võtta kui siin. Aga siinkohal soovikski sulle edu ja näeme siis nädalavahetusel. Aitäh sulle, Karli, et sa hästi teed meediat meile, aitäh Jamile, kes meile raja ette valmistas, aitäh Tanelile, aitäh kõikidele mehaanikutele, aitäh Harrile ja Jörgenile, kes tulevad ja kindlasti suur aitäh sponsoritele, et kes on taga nii-öelda selle tiimil, kes meid toetab, kes meid aitab ja kindlasti kontorile, EMF-il kontorile ja kõik nii-öelda kõik inimesed, kes on panustanud sellesse, et aitäh teile kõigile ja loodame nii-öelda teha häid tulemusi ja hoida Eesti lipu kõrgel.